kes ei tahaks raha ja aega kokku hoida. Kumbagi pole ju liiga palju. Reklaamkingituste maksustamisest ja valimisest on palju räägitud, kuid kuidas säästa raha reklaamkingituste valimisega, sellest ei ole räägitud. Parandan kohe selle vea ja ütlen teile ühe võlusõna, milleks on planeerimine. Kui teil on eelmise aasta andmed teada, siis on juba jaanuaris hea hakata planeerima uusi reklaamkingitusi. Meie kogemus näitab, et kõige mõistlikum on tellida reklaamkingitusi jaanuaris-veebruaris ja augustis-septembris. Erinevate reklaamkingituste uuringute tulemusel on leitud, et keskmiselt üks inimene kasutab reklaamkingitust 8 kuud. Miks tellida aasta alguses või suve lõpus? Selleks on 3 head põhjust. Esiteks tulevad jaanuaris välja uued tooted ja teil on võimalus eristuda oma konkurentidest ja olla esimesed turul nende uute toodetega. Kui rääkida augustist-septembrist, siis selleks ajaks on reklaamkingituste ettevõtjatel ja agentuuridel juba uued jõulukingituste ideed olemas ja te saate esimesena kiirelt ära tellida parimad lahendused. Teiseks, nendel aegadel on palju erinevaid sooduspakkumisi. See, et toode on alla hinnatud, ei tähenda, et see on vähem kvaliteetne. Kolmandaks on jaanuaris soodsam toota suvetooteid, kuna transpordiga on võimalik säästa ja ka toodete tootmisel on paremad hinnad. Sama kehtib ka augustis jõulutoodete kohta. Kokkuvõtteks tutvustan teile võiduka kolmiku reeglit. Valida tuleks 3 tarnijat ja jagada nendega tellimused järgmiselt 50%-liseks, 30%-liseks ja 20%-liseks. See on suureks abiks, kui te tellite aastas rohkem kui 5000 euro eest. Meie soovitus on küsida pakkumisi ka teistelt tootjatelt, mille tulemusel võite säästa 5–10% toote hinnast. Aitäh vaatamast ja tarku valikuid reklaamkingituste vallas!